Laulupeo ettevalmistuses on kaks eelproovi ja esimene on siis see, kus dirigendid käivad esimese tiiru ümber Eesti ja püüavad nendele lauludele anda selliseid muusikalisi suuniseid, mis viiks meid sellise ettekandeni, et see pakuks rõõmu esitajatele ja arenguruumi ja kuulajatele, neile, kes on tulnud lauluväljakule ja ka neile, kes siis hiljem seda tele- või raadioeetrist vaatavad. Nii et täna me vaatame, mis koorid on teinud ja püüame neid nii-öelda innustada, aga siis ka omapoolselt muusikaliselt suunata edasise parema kvaliteedi suunas. On meie keskel suvi, hoili, hoila, hoilo. Metsajaks mänguks suvi, hoili, hoila, hoilo. Laulupidu Eestis, on ta eestlaste pidu või on ta eestimaalaste pidu? Ja ütleme, venekeelset kultuuriruumi kohtab täna koolidena ka Tallinnas kindlasti ja võib-olla veel mõnedes linnades tuleb meil selle kokkupuudet. Minu varasemad kogemused Narvast ja siit ka üldse Ida-Virumaalt on olnud üsna positiivsed. See puudutab ka näiteks sellist repertuaari, mis meil oli eelmisel peol, näiteks Alo Mattiiseni Mu suul ei ole sulge, mis ütleme on kaudselt nagu sõnavabadusest rääkiv lugu. Silmad siin, väga tubli oled. Ja. Hoides kinni ema isa käes, julge minna üle igast mäes. Selle aasta võib-olla kõige huvitavam areng on selline loovusprojekt, mis toob noorema kooli ja lauljad läbi muusikaajaloo, alates peale a cappella ühehäälsest laulmisest, siis tuleb sinna juurde keelpillikvartett, lindis on see Prezioso, ka Eesti parimad mängijad, siis tuleb bänd, Raul Vaigla ja teised ja lõpus lisanduvad veel DJ'd ja teksti sõnum Minu isamaa arutleb selle üle, milline on Eesti täna, ütleb, et see on ilus ja nii kole samaaegselt. Ja keset lugu on üks koht, kus lapsed peaksid ise olema kaasautoritena, nimetama asju, mis tänases päevas on head, aga neid, mis võib-olla vajaksid parandamist ja ka seda, mida nad ise tahaksid teha. Kaugele sõidud, on mehed ja vägevad võidud, ametivandades äravad need ja Kas te ise tahate minna laulupeole? Jaa, väga. Väga tahan. Aga kas te teate ka, mis laulupeel nagu toimub? Lauldakse ja siis tehakse laulu, kui sa laulad, siis tehakse liigutusi kaasa. Kas need laulud, mis te laulate, on rasked laulud? Natuke on rasked ikka. Mis see need laulud keeruliseks teeb just? Ma ei tea. Seal on sellised hästi erinevad noodid, vahepeal on hästi kõrge, vahepeal on natuke madal. Suured hüpped. Jaa. Mida ma kuulen, see, mida ma näen, see, mida ma tunnen, see ongi isamaa. Nüüd tuleb üks sõna muudetakse laulus ära. Mis sõna muudetakse ära? Mida aseme tuleb?